Tere tulemast kuulama podcasti Noorteaken. Mina olen saatejuht Grete ning tänases detsembrikuises episoodis on mul külas üks väga-väga äge ning võiks ka öelda kohe selline multitalent mitmel alal. Mul on külas Harald Lepisk ning ta kohe tutvustab ka ennast sulle, armas kuulaja ise. Kuid enne veel, kui ta alustab tutvustamist, siis juhatame ta ilusti sisse. Tere, Harald! Tervist kõigile! Räägi, Harald, 3 sõnaga. Kes sa oled? Ma liigutan inimesi sõnadega. Oota, kas see oli 3 sõna? Liigutan inimesi sõnadega. Jaa, see oli 3 sõna. Ehk siis koolitaja kõnelejana ma käin ja kõnelen selleks, et mingit head muutust inimesest tekitada, aidata tal selgust saada, inspireerida teda. See on see märksõna. Jaa, okei, nii. Inspireerida. Mis sa arvad, kust sinu pisik alguse sai selleks, et teisi inspireerida? Enda huvist. Ma ise olin hästi huvitatud, kuidas enda inspiratsiooni ammutada ja kõik tegelikult see varasemad aastad algus sai sisuliselt enda abistamiseks kõigi asjade otsimine, mida siis hiljem teistega jagada. Ja muidugi, kui on selline juba hoog sees, et see teistega jagada, see annab veelgi parema põhjuse, et veel ise endale otsida ka vahendeid, moodusi, põhimõtteid, mis sisuliselt elu on selline nagu rollercoaster nagu ikka. Et vahepeal tundub, et kõik on väga kihvt ja siis mingi päev lihtsalt tundub, et ei ole üldse kihvt. See on okei, kui mõni päev tundub, et ei ole kihvt ja kui mõni nädal tundub, et ei ole kihvt. Aga kui jääb kuud, mitu kuud, mõnel võib-olla mitu aastat, et ei ole väga kihvt, siis oleks vaja küsida, et kuidas ma sealt saan välja ronida. Ja see on inimlik ja seepärast ongi, minu tööks on siis see, neid avastada, neid moodusi enda peal kasutada ja mõista, miks inimesed ka niimoodi alla ära vajuvad ja mis aitab neil tagasi tegudele saada. Väga ilusasti öeldud, ma olen täiesti nõus, et kõik päevad ei ole vennad, nagu öeldakse. Tänases episoodis räägimegi siis sinuga lähemalt sellisest motivatsioonist, inspiratsioonist. Teeme väikesed aasta kokkuvõtted ja räägime ka uuest aastast. Ja kuna see on ka Noorteakna selline viimane episood, enne jõulu eriepisoodi, siis minu meelest väga, väga hea koht, kus võtta aasta kokku. Aga alustamegi algusest. Milline on olnud sinu teekond selleni, kes sa täna oled? Mis sa arvad, kuidas sa oma teekonda sõnastaksid? Teekond on niimoodi, et sa hakkad kuskil pihta. Sa võtad kõiki neid võimalusi, mis on kihvtid. Noorena ma alustasin diskorina, võtsin kõigile asjadele, ütlesin jah, etlemine, kooliteater, kõiksugu asjad, kus sai kuskile lavale ronida, tundus see muster sealt olevat. Ja ühel hetkel ülikooli teisel kursusel, kui oli selline eneseotsingu aasta, siis kuidagi pusletükid nagu tulid kokku niimoodi oma vahel ja sealt kujunes minu jaoks see teekond, et võiks eelkõige sellisesse, kas nüüd õpetaja, koolitaja rolli astuda ja siis miks need pusletükid nagu kihvtilt kokku tulid, et kõik see varasemad asjad, mida kooli kõrvalt sai tehtud, need justkui nagu sobisid imehästi sinna pilti. Ja see järeldus või minu enda jaoks tähelepanek ongi, et ega me seda ette ei näe väga täpselt, et mis me 7 aasta pärast teeme, aga kindlasti aitab sellele kaasa, kui me praegu tunneme, et me ütleme piisavalt kihvtidele asjadele jah ja me kogeme ja me avastame ennast ja noorena, kui meie kuulajad on noored, siis see on see võtmeasi, et puutuda kokku rohkem pusletükkidega, millest tunda ära, et see võiks minu pildi osa olla ja et seal 7 aastat enne koolitajaks hakkamist mul ei olnud aimugi, et see võiks see suund olla, kuhu liikuda, aga nüüd tagantjärele tundub, et wow, et nii pidigi minema, justkui nagu nii. Ja ma siiralt tahan loota, et kõik, kes meid täna kuulavad ka, et kes iganes praegu kuskil eksleb või mis on, et kuni sa oled liikvel, kuni sa oled kasvamas, avastamas, siis ma usun, et ühel päeval sa vaatad ka tagasi ja vaatad, et võib-olla need rasked perioodid, mis olid, see oligi nagu osa sellest pusletükist, sest nad viisid mind mingi missioonini või mingi sellise suunani, mida ma tahan teha. Ja mul ei kõlama see, et sa ütlesid 7 aastat, et 7 aastat edasi ega tagasi sa ei tea, mida sa teed, siis minu puhul see ei kehti, mina tean, mida ma 7 aasta pärast, või nüüd on juba vähem, aga minul on olnud juba terve elu siis selline huvitav juhus selle 7 aastaga, et ma olen iga 7 aasta tagant olnud kipsis, nii et ma siis olen varsti ja kogu aeg... Sa juba valmistud selleks? Jaa, ma juba mentaalselt valmistun selleks, sellepärast, et kõik need 2 korda, kui ma olen siis 7 aastase vahega kipsis olnud, on olnud täpselt samal ajal, täpselt umbes sarnased olukorrad, nii et
ma vist juba nagu tean, mida mina 7 aasta pärast. Natuke nagu enese programmeerimise tunne, et sa natuke juba häälestad sinna. Ja ma valmistun selle. Siis paned nagu aju, paned nagu otsima, et siis kuupäev tuleb, sa ütleb, nüüd me peame kiiresti kipsi otsima. Küll ta siis tuleb. Sellise tahtejõuga kindlasti tuleb. Ja no muidugi see pole asi, mida tahta, aga minul on selles mõttes see 7 aastat kõlas lihtsalt nii nagu huvitavalt. Aga see on üks aspekt nende eesmärkidega, et millele keskendud, et seda paratamatult rohkem enda ellu tood ja ma arvasin, et sul on 7 aasta nagu siuke karjäärivisioon ees või niimoodi, aga siis sa ütlesid, see on hoopis, et mul on plaanis jälle kipsi minna. Ja võtta see ongi, et kui sa enda jaoks ei tekita mingit nagu köitsvat unistust või visiooni, siis see elu täitub mingite hirmudega. Ja hirmuks on siis see, et tundub, et varem on juhtunud, ilmselt nüüd juhtub praegu ka. Teine variant on see lood enda jaoks nii köitva visiooni, et siis kui see 7 aasta kukub, sul on hoopis mingi teine plaan, mis ei kätke endas üldse kipsis olemast võib-olla. Et mõttekoht niimoodi, et kas me täidame, mulle meeldib selline fraas on, et hirmu jaoks ei ole ruumi, kui süda on täidetud armastusega ja ka see mõte võib-olla, miks need igasugu aasta, kas üldse eesmärkide või unistuste sättimine on selleks, et täita enda elu millegiga, kuhu poole sa liikuda tahad, sest muidu ta võib täituda mingi sellise küll ta täitub kõik, see on nii nagu 24 tundi nagunii saavad otsa. Küsimus on, et lihtsalt kuhu ma suunan need 24 tundi. Keegi pole just kunagi minu kipsilugu niivõrd ilusasti kuidagi tekitanud sellist muinasjuttu, mis paneks nagu mõtlema kuidagi hoopis muud moodi. Aga meie kuulajad on noored ja võib-olla mõni noor ei tea, mida tähendab inspiratsioonikõneleja. Sa ennist mainisid, et oled inspiratsioonikõneleja ja koolitaja samamoodi, et kes see on, mis see amet tähendab, kas see on lihtsalt tõusud hommikul voodis püsti, et naeratuse ja tegelikult kõnelemine ja inimeste liigutamine on hästi iidne kunst, et meie esivanemad istusid lõkke ümber, rääkisid lugu ja sellega nad siis õppisid, inspireerusid ja see on üks asi, mis on jäänud aastasadade jooksul meie kultuuri, et inimesed tahavad tulla kokku ja kuulata ja saada osa mingist mõttest ja mida hea kõnelemine teeb, on ta kutsub su sees esile kas siis mingeid kujutluspilte, unistusi või nägemust selleks, kelleks sa võiksid saada ja seepärast ta töötab sellisel väga huvitaval kombel. Et kui me näiteks saadaksime lihtsalt teksti inimesele, see ei pruugi üldse niimoodi mõjuda, aga kõnelemise kaudu ta puudutab meid kuidagi rohkem ja mis see inspiratsiooni element on just see, et suur hulk kõnesid on informatiivsed kõned. Tutvustame teile ära, mis see nädal toimub ja mis kellast mingi asi algab. Aga nõks edasi inspiratsiooni või inspireeriv kõne on mingi selline asi, mis muudab minu suhtumist millegi suhtes. Tekitab positiivse hoiaku millegi suhtes. Ma tahan kusagile liikuda, püüelda. Ma ei tea, kas tahan paremaks lapsevanemaks saada või tahan enda tervise käsile võtta. Et ta tekitab meis mingi sellise tahte ja valmiduse. Ja see on nagu kihvt selle suuna juures, et meil on päriselt võimalik kõne kaudu liigutada inimesi midagi nende sees ja omakorda siis tema käitumises. See on see 3. level, on siis on informatsioon, inspiratsioon, see on transformatsioon. Transformatsioon, et sa päriselt muudad ka. Sa võid inspireeritud olla ja ulgift ja täiega tahaks enesearengu käsile võtta ja trenni minna ja kõik värki. Aga transformatsioon on siis päriselt lähen teen ka. Ja kõnelejana minu ülesanne on siis istutada see niimoodi sisse, et selle päris sammu selle transformatsiooni tõenäosus ka kasvaks. Aga see transformatsioon on kuulaja enda kätes. Ma ei saa sundida sind midagi tegema, aga ma saan äratada sinus selle tahte seda muutust luua. Ja siin võib tekkida see kaheti mõistetav asi inimeste puhul, et sa ütled, et sa ei saa sundida ja siis kui inimene läheb näiteks läheb trenni, siis ta ütleb, et näed, sa ei pidanudki mind sundima, aga siis kui ta otsustab mitte trenni minna, siis ta mingi, sa oleks pidanud ikka sundima, aga selle kõne ja teksti puhul, mis sa rääkisid, ma arvan, et noorte jaoks siit väga lihtne ja loogiline näide on see, et kui me ilmselt oleme kindlasti kõik kellegiga mõnda arusaamatusse sattunud, siis tegelikult ju läbi Messengeri on neid arusaamatusi nii raske lahendada, sest see kõige tavalisem, see smiley face on ju, mis pannakse, see võib tähendada nii paljusid erinevaid asju. Ja mina olen ka seda meelt, et üldse nagu, et telefonis helistades või rääkides nagu näost näkku on palju mugavam, sest sa näed esiteks inimese emotsioone ja sa näed kõike tema kehakeelt ja sa saad selle päris õige asja kätte, mitte mingit
ma ei tea, mis hüüumärki ja punkti seal Messengeris, et see oli kuidagi mõnus asi. Hääl on päris rikkalik, sest sa näed hääle puhul, sa kuulad, kus on pausid ja kuidas ta midagi ütleb. Võib-olla üks mõte, mida siit veel võtta, et me kõik kõneleme, mõni kõneleb laval, mõni üks-ühele vestlustes, lihtsalt mõelda, et mis ma enda selle kõnega külvan. Et kas ma külvan mingit rõõmu, kas ma külvan headust või ma külvan mingit kibestumust ja see omakorda määrab, kui toredasti sõbrad tahavad sinuga aega veeta ka. Täpselt. Et mina olen ka väiksest peale öelnud, et ma tunnen, et minu nagu relvaks on minu hääl, et ma suudan oma häälega nii palju erinevaid asju teha ja see on väga tore. Sa rääkisid meil ilusti lahti, mis see inspiratsioonikoolitaja on ja mida sa teed ja me oleme juba rääkinud natuke motivatsioonist ja inspiratsioonist. Millised oleksid sinu 3 soovitust meie kuulajale, et kuidas leida ja kuidas hoida motivatsiooni? Et leidmine on üks asi, teine asi on ju hoidmine, nagu me enne salvestust rääkisime siin ka eesmärkide hoidmisest, on ju, et siis kuidas motivatsiooniga on? Üks esmane asi sellise enda leidmise teekonnal on, sees on mõningaid asju raske aru saada ja üldse sees on mõningaid probleeme keeruline lahata. Ma mäletan, 2006 aasta ma tegin sellise eneseotsingu, enesearengu aasta ja selle käigus ma sisuliselt nagu laotasin ennast niimoodi suurte postrite peale seina ja lahti, mis ma tahan, mida ma olen ägedaid kogemusi saanud, mida ma veel tahaks enda juures arendada, mis on mul mingid tähtsad väärtused. Ja minu jaoks see oli hästi võimas meetod, et ma olen sellest ajast peale selline suur kirjutamise fänn, et kui ma olen mingil moel natuke nagu eksinud või segaduses, siis suures plaanis on 2 varianti, kas sa lähed ja vestled kellega, aga kas see, kellega vestelda on öösel kell 1 ka saadaval, kui sa tahaksid mingi asja üle mõelda, siis paberkandjal enda jaoks läbikirjutamine on üks instrument. Et üks asi, millega võib väga olulisi muutusi enda elus ellu kutsuda, on kirjutada endale kirja teel küsimusi esitada ja püüda nendele vastata. Kui inspiratsioon.ee lehele minna ja otsida märgusõna arengupäeviks, seal on sellised, ma märkasin lihtsalt enda kirjutamises umbes vist oli 7 erinevat sellist stiili, vastavalt kas on vaja piitsa anda või präänikut või pai teha, eks ole, et mis on erinevad moodused, kuidas ma saan kirjutamisega ennast niimoodi kui ära vajub jällegi reele tagasi. Nii et üks asi oleks kirjutamine. Teine asi on sisekõne eelkõige. Et mis meie sees niimoodi muidu häälestatus ja vestlus on. Ma olen inspiratsioonikeskkonnas teinud mõned sellised enesesisenduse videod ka, mis aitavad natuke nagu istutada sinna asemele sellist dialoogi, mida sa tahaksid kuulda. Et mitte et peas ketrab mingi selline ennast maha tegev ja nõnda. See sisekõne määrab seda, kas me kodust üldse välja ronime või mitte. Või kas me üldse nende eesmärkide suunas liigume, mis meil on. Ja 3. aspekt, kui nüüd mõelda noorena. 3. on eelkõige selline jahi ütlemine ja asjade kogemine. Et käia ja kokkupuutes erinevate asjadega me tunneme ära, kus me tunneme, kogeme sellist elevust, rõõmu, armastust ja mis asjad on meie jaoks lihtsalt arusaamatud asjad, millele võib-olla mitte niivõrd auru panna. Aga mida vähem me ütleme, mida vähem me mingeid asju proovime ja ainult kohustusliku osa juurde jääme, mis koolis on, see lihtsalt tähendab, et mõelgem nagu prisma on selline asi, mis nagu on kõik värvispektrumid on seal nagu valgus sealt läbi paistab ja valge valguse sees on tegelikult kõik need värvid on nagu olemas, aga kui me väga vähe kogeme, siis see värv on lihtsalt väga piiratud, seal ongi ainult näiteks punane värvispektrum ja kogu lugu, aga meie sees on nii giftid mingid muud spektrumid veel ja seepärast võibki juhtuda, et lihtsalt kui me proovime vähe asju, siis meile tundub, et meil ei ole nagu mingeid erilisi andeid. Et seda ühte asja ma natuke teen, aga kogu lugu. Aga anne tekibki kokku, kui sa võtad need, alguses kasutasid mingit fraasi multitalent või midagi sarnast. Et see anne ongi nende erinevate eriliste asjade kombinatsioon, et see ongi see anne. Et ei ole nagu, et kui me otsime nagu ühte, milles ma maailma parim olen, siis me paneme võib-olla väga kõrge nõudmise endale. Aga kui me mõtleme, et sellist kombinatsiooni, nagu mul on kõigis kogemustes, mul on lihtsalt vaja seda õiges kohas, õiges kontekstis rakendada, et see võiks särada hästi. Nii et see katsetamine oleks 3. asi. Nii et kirjuta, tee peas toimuv dialoog korda ja katseta asju. Need on need, mis kõige võimsamalt võivad meid edasi aidata nooruses. See on midagi, mida vist iga inimene peaks panema kõrvale taha, olenemata sellest, kas sa oled noor või vana. Me rääkisime
episoodi alguses, et me räägime täna motivatsioonist, kokkuvõtetest, uuest aastast, siit ongi hea aeg edasi liikuda meie kokkuvõtete juurde, et ilmselgelt aasta hakkab lõppema, on ju, ja kohati tundub, et aastast aastasse inimestele on justkui sisse kodeeritud see, et nüüd võtame, istume maha, teeme aasta kokkuvõtted, et kas sina teed iga aasta lõpus kokkuvõtteid või sinu jaoks on see kuidagi mööda läinud? Ja teen küll, jätkuvalt teen. Ma teen nagu sellise, kus ma kõrghetked enda jaoks korrastan läbi, et mis siis sel aastal sai ette võetud, tehtud. Ja ühtasi ta on ka see aeg, kus sa mõtled, mis järgmisel aastal tahad teha. Aga üks mõte siia nende, me võib-olla traditsioonina on seda aastavahetusel teha, aga tegelikult peaks mõtlema, kus on loomupäraselt suurte muutuste aeg. Näiteks kui sa oled õpilane ja suured muutused algavad tavaliselt septembris, kui uus kooliaasta algab, siis võib-olla peaks olema ajastatud see hoopis kuskile sinna. Ühe kooliaasta lõpus võtad selle kokku ära ja vaatad, mida ma teinekord teistmoodi tahan teha. Et ta ei pea tingimata nagu aasta numbrivahetuses olema, sest tegelikult õpilase jaoks aasta numbrivahetusega miski eriti ei muutu, ta läheb kooli tagasi ja läheb nagu edasi. Teine võib-olla märgiline kuupäev võib olla näiteks sünnipäev, et kui sa saad aasta vanemaks, siis sa võtad kokku, mõtled, mis ma nüüd järgmine aasta tahaksin. Et seda võib ka niimoodi linkida. Mina olen varem teinud igasugu mingeid põhjalikumaid asju, aga praegu kokkuvõtteks on siis selline nimistu asjadest ja mingid nopped, et kuidas olulistes valdkondades on läinud, mis moel ma olen edasi liikunud selle aasta jooksul. Ja siis ma tavaliselt teen sinna sellise, on 2 varianti, mida teha. Üks on selline nagu unistamise variant, kus sa vaatad mitte ainult aasta edasi, vaid sa vaatad mitu aastat edasi ja mängid mõttega, et kuhu suunas ma praegu tahan liikuda. Et see võib natuke isegi hirmutav olla või võib-olla kauge, aga mis suunas ma tahan liikuda. Mängid selle niimoodi läbi, fantaseerid läbi, mis kõik võiks olla ja siis paned selle järgmise aasta jaoks mingid verstapostid. Ma mõnikord panen need niimoodi leebemini, ma teen selle, mis oleks kui nimistuna nii-öelda, mis oleks kui see aasta teeks selle ära, võtame selles valdkonnas nõnda. Ja tavaliselt on seotud professionaalse arenguga, võib-olla eesmärke me tihti sätime nagu selles võtmes, mille puhul me tunneme nagu, et miski on veidi vajaka. Ma mäletan, et kui ma nooremana neid sättisin, siis oli eesmärgi sättimine oli tasakaalustatud protsess, kõik suht töö, areng, õppimine, kõik asjad ja igale poole igasugu eesmärke sai sätitud. Nüüd ma olen kuidagi nagu sellisesse kohta jõudnud, kus kõik asjad on olemas, nagu kodu on olemas, stuudio on olemas, pere on olemas, mul on 2 väikest last ja nii edasi ja finantsiliselt on väga hästi, et siis nagu ei pea olema. Nüüd on küsimus nagu, et kas ma tahan ennast mingil moel ergutada, eesmärgi mõte on mingil moel äratada mind rohkem ellu, aga see lähenemine, kuidas praegu nagu ma pigem lähenen, on see, et võib-olla viimased paar aastat on ka väga sellised, et sa ei tee nagu väga jäikasid plaane ette, sest see pole aimugi, mis nagu muutub. Või sa pead olema nagu valmis seda plaani muutma. Kõige tähtsam minu jaoks on aru saada, mis on mingi eesmärgi taga, et kui ma selle enda jaoks panen, mul sellist summat on vaja, mis ma selle summaga tahan peale hakata. Või kui toda asja, sellist oskust on vaja, mis ma sellega peale tahan hakata. Kui see mõistmine on olemas, mis selle taga on, siis ma saan nagu jõuda erinevate teekondadeni selleni. Aga selle aasta eesmärgi üks funktsioon on ka see, et aeg-ajalt üle vaadata ja meelde tuletada, et kus suunas ma tahtsin liikuda. Võib-olla poole aasta pealt ei tundu enam see suund. Ja üks asi, mida veel lisaks sellele väiksele nimistule või siis väiksele tekstile ole, mis vormis sa seda teed. Kui inspiratsioon.ee aasta eesmärgid sisse panna, peaks tulema üks vanem artikkel välja, kus on hästi põhjalikult nende eluvaldkondade järgi ka. Seda ma soovitaks sellele, kes tunneb, et tahaks ikka igast eluvaldkonnast kasvada ja on vaja. Mulle tundub, et mida vanemaks me saame, seda võib-olla konkreetsemaks läheb see asi, millele ma kindlale asjale keskendun. Noorena on vaja palju asju paika loksutada. Seepärast see iseloom muutub. Aga need eesmärgid peaksid olema mingil moel ka nähtavad, muidu on oht, et läheb pool aastat mööda, sa ei mäletagi, mis need olid. Ja üks variant on mõelda enda jaoks igaks aastaks mingi nagu moto, mida sa taotled. See aasta oli näiteks creative contact, et luua kontakti inimestega, koos midagi luua. Ja siis see on mul taotlus, et ma kohtuksin inimestega ja me koos looksime midagi. Ehk meil oleks selline vestlus, kus me koos mingi uue avastuseni jõuame. Ja mõnikord see üks aasta mantra on selles mõttes nagu toredam, et mis iganes mu ellu tuleb, ma järgin seda põhimõtet ja ma elan ja laiendan seda põhimõtet.
et ka see võib olla variant nende jäigemate eesmärkide puhul, et kuhu jõuda, mida saavutada. Noorega on, natuke ennetan, ma aiman, et sul see küsimus on, noorega on siis see küsimus, et eesmärgid on sätitud, aga mis siis edasi saab, et kuidas neid järgida. Põhjus, miks me ei järgi enda eesmärk on see, et võib-olla meil ei ole sidet selle eesmärgiga. Ma panin küll mingi asja kirja, ma tean, et teistel on see, ma tahaks ka, aga mul ei ole nagu piisavalt tahet, et töötada selle nimel. Siis on tekib küsimus, et kas sellel eesmärgil nagu mõtet on. Eesmärk peaks, kui ma selle kirja panen, ta peaks mul tekitama tunde, et ma tahan sinna liikuda. Kui ta tunnet ei tekita, siis milleks panna seda? Siis toimivad ainult need eesmärgid, mille sa nagunii pead ära tegema. Kui sa koolis käid, sa pead selle kooliaasta nüüd edukalt ära lõpetama, et järgmisesse klassi jõuad. Selle sa pead nagunii ära tegema, et see on sul nii-öelda default standard. Välja arvatud, kui sul väga raske koolis on, siis võib-olla see on juba päris kõva latt, aga et ta peab mingit nagu elevust tekitama ja siis see elevus oleks vaja tuua niimoodi kas siis igakuisteks või nädalasteks tegevusteks. Mul peab olema aru saada, mida ma pean tegema, et sinna jõuda. Oletame, kui mul on nagu selline siht eesmärk, et ma saaksin nagu veel eriti silmapaistvalt heaks kõnelejaks, kes astub ühte koolitusruumi ja lühikese ajaga saab aru, kes siin ruumis on ja mida nad vajavad. Natukene siuke juba mingi eriti kõrge võime, et telepaatiliselt või manismaal aru saada. Siis ma saan nagu, kuna mul on mingi kuskil 100 esinemist on aastas ja ma tean, et mul on kokkupuude sellega nagunii. Ma ei pea panema eesmärgi, et nüüd leida esinemise minna, lihtsalt kutsutakse, ma lähen ja seal ma saan treenida seda oskust. Oletame, kui ma nüüd noor olen või kui ma alustasin koolitajana, siis ega keegi alguses ei teadnud ja ei kutsunud ka. Siis mul on vaja panna mingi hästi selge nagu innukam plaan, kuidas ma saan jõuda koolitajana siis rohkem lavalaudadele, et seda oskust endas arendada. Et see sõltub, kus sa oled, kas sul juba toimuvad need asjad või kui ei toimu, siis see eesmärk peab olema selline, et nii, nüüd lähen, nüüd kirjutan kellelegi või hangin mingi kutse kusagile. Et see on ka selline iseloomu erinevus, et kui sa alustaja oled, siis sa pead rohkem kuskile, ütleme, ise rohkem nii-öelda ära tegema ja välja püüdlema ja rohkem niimoodi, see ingliskeelne on grinding nagu, siis on vaja nagu sammu, plaanid, tegutsemised, aga kui sa saad selle jooksma, siis sa ei pea nagu piitsutama ennast võib-olla nii palju. Ja rääkisime sellest, kuidas siis eesmärke hoida või kuidas neid seada. Minu puhul, mida ma olen pannud tähele, eriti noorte puhul, on väga kurb see, et tegelikult need kokkuvõtetes eesmärkide seadmine on hästi selline ühiskonna survel, nagu sa ütlesid, et kellelgi teisel on, et mina pean ka panema selle eesmärgi ja tihti ei julgeta kuidagi suurelt nagu erineda või midagi sellist ja see on tegelikult väga-väga kurb, nii et ma arvan, et siit ka noortele üks mõte kaasa, et need on sinu eesmärgid, see on sinu elu ja keegi teine ju ei saa mitte midagi sinu elus nii-öelda teha, et kokkuvõttes teed sa kõik ise, nii et ka need eesmärgid ja kokkuvõtted võiksid olla tuginedes sinu enda plaanidele ja mõtetele, et see, kui keegi ütleb sulle, et sa ei jõua Hollywoodi, siis 5 aasta pärast vaatame, kes mida ütleb, aga kui sa teed kokkuvõtteid, siis millele sa üldse tugined või mis on need asjad, mida peaks silmas pidama ja kas peaks vaatama ainult positiivset või peaks vaatama ka negatiivset ja positiivset aasta kokkuvõtete tegemisel? Negatiivsel on oma funktsioon, kui sa tahad ennast innustada, sa ei saa ignoreerida, kui sa päriselt tahad midagi, tahad sinna Hollywoodi jõuda, aga sa üldse ei ole demo näiteks demo videoid teinud või mitte midagi lihtsalt oodanud, siis on see negatiivse roll on saada aru, et pagan, aitab nüüd, muudame seda. Nii et negatiivsed, nagu ma enne ütlesin, et on erinevad ka need kirjutamise viisid, et enda piitsutamine. Näiteks mul on üks kirjutamise moodus on selline nagu hooliva aususe oma. Kus ma võtangi nimistu, mille kõigega ma rahulolematu olen. Mille poolest ma tunnen, et ma olen kehva isa, mille poolest ma tunnen, et ma oma äris failin. Võtan nagu hästi selgelt niimoodi ette, vaatan sellele peale ja küsin, et kas ja mida ma nüüd nagu muuta tahan. Et ei pea kartma seda negatiivset, aga peaks vaatama, et see negatiivne peab olema nagu faktidele tuginema, mitte nagu selline lihtsalt kuidagi, mitte et sa võrdled kellegi teisega ja tunned, et sa oled kehva, vaid faktidele, kas sa oled liikunud. Võib-olla see üks küsimus, mida negatiivse puhul endalt küsida, on see, et kas ma andsin endast parima, et ja kuna me kõik tegutseme enda parima teadlikkuse nimel,
siis sellel hetkel, noh näiteks teeme selle salvestuse ära, pärast sa lähed koju, mõtled, ma oleks võinud seda küsida ja hoopis niimoodi juhtida, aga sellel hetkel, kui me siin olime, sa enda hetketeadlikkuse tasandil tegutsesid parimalt, eks ole. Ja pärast sinu teadlikkus veidi avardub ja siis sa tead, et oleks saanud võib-olla nii ja nii ka minna. Et see küsimus, mida endalt küsida, et kas ma vähemalt enda olemasolevate ressursside oskustega olen nagu seda hästi ära kasutanud ja kui vastus on jah, okei, siis lihtsalt vaatame, mis ma edasi saan teha, kui vastus on, et üldse mitte, ma ei ole isegi proovinud, ma ei ole isegi pingutanud, siis negatiivne peaks kannustama meid tegutsema. Ja positiivne on, et väikesed võid alati alustada veidi positiivsest, mis on hästi, ja siis on veidi kergem võtta seda negatiivset vastu, et mille kallal ma töötama pean, sest positiivne näitab, et mul mingi vundament on, ma mingid asjad saatsin aasta jooksul korda, järelikult ma olen inimene, kes midagi suudab nagu ära teha. Ja nüüd selle minu hirmutava unistuse juurde. Ja kui ma ei ole seda teinud, siis hästi ausalt küsida endalt, aga mis on mind tagasi hoidnud, mida ma kardan selle juures. Mõnikord näiteks võib-olla, mis on see mingitel konkurssidel osalemise hirm on see, et mis siis, kui ma failin, mis siis, kui ma viimaseks jään, eriti nõme tunne, et ma parem väldin, ma igaks juhuks ei lähe. Või mis siis, kui keegi ütleb ei, et mis siis nagu toimub. Ja kui me vaatame sellele hirmule otsa ja kui me suudame sellega toime tulla, siis see sama negatiivsele otsa vaatamine läheb siiski nagu asja ette. Ja kui tundub, et me ise isikuna oleme kuidagi negatiivsed, siis võiks leida kas mõne hea sõbra, kes kuidagi tundub, et on sinu sõpruskonnas see, kes on selline lahenduste ja võimaluste võtmes mõtleja, temaga koos arutleda. Või on olemas ka kas siis coach'id või nõustajad, neid peab mõnikord siis coach'i peab palkama eraldi, aga mõnikord on võib-olla mõne nõustaja või kooli, kui tunned, et ikkagi tahaks nagu eriti hoogu juurde. Ma arvan, et see ka kooli psühholoogiga võib sellist teemat üles võtta, et ei pea olema ainult, et kui mul ikkagi väga tumedaks läheb, et siis ma lähen psühholoogi juurde, aga kui ma tahan nagu korrastada, kuhu liikuda või on mõnes koolis on näiteks karjäärinõustaja olemas ühel või teisel kujul. Meil oli põhikoolis psühholoog, õpilased käisidki lihtsalt tema juures istumas ja see ei olnud see, et mul on nüüd mure, vaid käidigi tema juures mängimas, istumas, juttu rääkimas, et selles mõttes ta lõi sellise mõnusa õhkkonna, jah, täpselt, et ei ole nagu seda, et sa võid sinna kabinetti ainult siis minna, kui on nagu halb, et läksidki ja rääkisid seda. Lihtsalt, kui keegi istub ja ta on paber on ees ja pliiats on käes ja proovid neid asju kirja panna, aga kuidagi üksi üldse ei tule välja, et siis leia keegi, keda sa usaldad, kellega sa koos saad teha, et selle pärast ei tasu jätta asja tegemata. Mõnikord lihtsalt mõnele sobib vestlus paremini. Üks häkk on muidu see, kui sa lihtsalt oled inimene, kes pigem vestleb, on võtta telefonil diktofon, räägi sinna. Mõnel tuleb niimoodi kergemini, et kirjutamine kuidagi ma otsin sõnu või asju, aga näiteks sa võtad diktofoni äppi lahti, paned salvestama ja teed ühe, mis oleks, kui vestluse iseendaga. Mis oleks, kui see aasta ma teeks seda, teist, kolmandat ja kui sa nüüd selle välja ütled, et ma saadaks enda näiteks kandidatuuri video sellele konkursile ja kui tunne sees on, et päris kihvt, siis äkki võiks minna. Ja seda sa võid ühtlasi pärast ka üle kuulata, et ta ei pea kirjutades olema, küll aga on hea need eesmärgid nagu silme ees hoida, seepärast kirjalik on parem. Seda heli, see kaob sul teiste asjade vahel ära või kui video salvestasid, see kaob galeriis kuskile kaugele ära, alles järgmise aasta lõpus leiad üles. Täpselt. Sellega seoses mul tuleb meelde, et kui minu elus oli üks mustem periood, siis mina salvestasin Snapchatis ühe video, ja nüüd Snapchatil on need recap'id nagu iga aasta ja mul tuli nüüd sellel aastal see video ette ja ma vaatasin selle video ära ja ma olin nagu mingi jaa, see mida nagu, et see video või et see on selline, et leia enda jaoks kõige mugavam viis, on ju, et kellele kirjutamine, kellele video, kellele joonistamine, ükskõik mis, on ju. Siit on hea kokku võtta ka see, et sellised 3 põhilist asja, mida meeles pidada näiteks kokkuvõtete tegemisel, leia see õige aeg, leia see õige siis viis, kuidas seda teha, siis kas kirjutada, rääkida, laulda, tantsida, joonistada ning leia ka see nii-öelda inimene, kellega neid asju läbi arutada ja mõelda. Aga kui me oleme rääkinud hästi palju nüüd kokkuvõtetest ja sellistest
ideedest ja mingitest mõtetest, aga kui uue aasta peale hakata mõtlema ja uue aasta eesmärkide püstitamise peale mõelda, siis noortelt uuridest tuli ka välja, et nende jaoks on kõige keerulisem nende eesmärkide täitmine, et nad on endale mingid eesmärgid seadnud ja sellest me ka korra rääkisime, et see on võimalik, see tuleb kõik sinu enda seest, aga mis sa arvad, kas see eesmärkide püstitamine on üldse kõikidele mõeldud ja kas see peaks olema kõikidele? Eks on erinevad eesmärgid, lühiajalised, pikaajalised on mingid suuremad asjad, mille kallal tuleb tööd teha, et jõuda. Lühiajaline on lihtsalt, et sa lähed, teed mingi asja ära või käid kuskil ja siis ta on tehtud. Mis kellegi jaoks toimib, mida kellelgi vaja on ja kuidas keegi tunnetab, et kas mul oleks praegu vaja natuke piitsa anda endale, et tegutseda või ei teha. Mõnikord on hea arutada kellegi teisega läbi, et saada aru, kas mis see siis olustik on, et nii-öelda kalibreerida veidi. Tegutsemise jaoks eesmärgi puhul on ikkagi see, et kas mul on nagu kindlad sammud ja kas mul on kindel aeg, kus ma sellega tegelen. Kui su eesmärk näiteks on täiesti kooliväline tegevus, see peaks toimuma kuskil pärast kooli, kas mul on see aeg, kus ma nädalas panen mingi selle 1 või 2 tundi sisse, et selle asja kallal edasi töötada ja kas ta on mul mingi moel kalendris kirjas ka, et kui ta kalendris kirjas ei ole, siis on oht, et täna tundus natuke väsinud, vaatasin lihtsalt YouTube'i ja ei olnud nagu isu ja niimoodi siis mitu nädalat, eks ole. Et see sõltub, et mida on vaja teha ja kui kärmelt on vaja teha ja mis meetod on, mis kellelegi nagu toimib. On olemas ka ilmselt selliseid igasugu äppe, mis aitavad sul neid eesmärke meelde tuletada, on moodusi, kuidas seda nagu tükkideks teha, on moodusi, kuidas enda jaoks mingi kleepsud panna ekraani kõrvale. Sisuliselt, mis on nähtaval, mis on meeles, see on ka tõenäolisem, et ta toimub ja kui tahad mingit asja rohkem teha, siis tee see asi ka enda jaoks nähtavaks ja ka mingi moel lihtsamaks. Et kui tahad käia rohkem jalutada, et siis tee see, et sa mõõdad neid samme, tee enda jaoks, et sul on kindlasti kenasti riietuslik varustus Eesti kliima jaoks olemas ja mõtle läbi, kus on need teekonnad, kuidas alati ma saan pärast kooli või enne kooli jalutada, et siis see ka tuleb, et enda jaoks nagu kujundada enda elustiili sisse need sammud, kui ta on nagu pikaajalisem eesmärk, mida ma pean järjepidevalt tegema. Ja seal on natuke selline distsipliini või harjumuse küsimus ka, et kui sa näed, et mingi asi muutub sinu jaoks nagu ebameeldivaks või hirmutavaks, siis võiks sellele vaadata nagu otsa, et aga miks ma seda kardan. Ja oletame, et tahab mingit lahedat loovat vlogi pidada ja tahaksid iga nädal mingit postitust teha, aga mingi hetk kuidagi vajub ära ja ma ei tea, tunned, et sul ei ole midagi öelda, siis korraks vaata sellele hästi otsa, et mis mu hirm selle taga on, et mis ma kardan ja kuidas ma sellega võiks toime tulla. Et mitte nagu mätsida seda hirmu kinni, vaid vaadata talle otsa ja küsida, et kas see unistus on elus ja ma tahan teha, mis see põhjus see taga on, mis moel ma saan, et ennast natuke niimoodi nagu küsimustega coach ida ja võib-olla südamele panna, et kes meid kuulavad, et kes on siis enda sõprade jaoks see innukam sõber, et siis vaadata ka, et kui su minu meelest unistusi võiks kindlasti enda sõpradega jagada, eesmärke eriti võiks jagada, et mida sa tahad teha, siis teised saavad aidata kaasa, kas või küsides, kuidas sul sellega läheb või millal sa selle järgmise episoodi välja lased, et see annab kohe tõstab seda tõenäosust juurde. Eriti kui sa tahad mingit sellist loomingut teha, mis on välja poole suunatud, et teisteni jõuaks, siis see, kui teised küsivad, et siis tuleb, mul on näiteks selline kihvt asi on lihtsalt, et mingi muster on, et mingid inimesed küsivad, et millal sul järgmine raamat läheb, Harald, ja ma ütlen, ma ei ole nagu planeerinud otseselt, aga nüüd kui te küsite, et siis mul see mõte nagu kerkib on ju niimoodi, et see on nagu kihvt, kui sul väljaspoolt mingit vastukaja läheb, aga selleks, et teised teaksid, mida küsida, kui sa oled kõik ainult endale hoidnud ja üldse ei räägi, millest sa unistad, mida sa tahad, siis su sõbrad ei saa olla sinu liitlased sellel teekonnal ka. Nad lihtsalt ei oska küsida neid järgmisi asju. Me oleme nende jaoks lihtsalt natukene anonüümsem, kui me tegelikult võiksime olla. Et võib olla see mõte siit, mida korraks siis natuke edasi mõelda, et kes on selline hästi sotsiaalne ja kes armastab nagu mõelda asju teistega suheldes, siis võiks seda teha nagu sellise enda teiste heade sõprade sõbrannadega happening, kus mingi intervalli tagant vaadata üle, unistada, mängida selle mõttega, et mis oleks kui, ja olla teineteisele sellised kutseliitlased. Kutseliitlased on nagu see, et ma tahan aidata sul
sinu teekonnal õnnestuda. Ja mõtle, kui meil on mingi 3 punt, kes on omavahel sellised kutseliitlased, kui palju jõudu see nagu juurde annab, et see, miks nagu meeskondadega töötada, see on see kihvt asi, et kui üks vajub ära, aga 2 veel tegutsevad, siis see üks korjab ka ennast kokku. Kui me üksi tegutseme, siis me peab olema endal nii palju jõudu, et kui me ise ära vajume, et siis ennast kokku korjata. Nii me peame tunnetama, et kas ma olen see, kes üksi saab hakkama või ma tahan leida nüüd praegu mõned lahedad liitlased, kellega koos eesmärke unistusi jagada ja päriselt aeg-ajalt nagu üle vaadata. See väline sund võib mõne jaoks päris hästi mõjuda. Näiteks kui sa pead iga nädal või kuu oled lubanud, et annad oma sõbrale aru, et mis ma olen teinud selle nimel, et edasi liikuda. Et kes tahab, võibki selle surve panna, et annab lubaduse iga kuu lõpus ma oma parimale sõbrannale pean rääkima, mis ma päriselt olen teinud, et sinna Hollywoodile lähemale jõuda. Täpselt. Mitte, et Hollywoodi jõuda, aga Hollywoodile lähemale jõuda. Et ma nagu päriselt liiguks, et ma võib-olla ei jõua nii kiiresti sinna, aga ma mingi sammu edasi olen teinud. See on väga hea mõte, et rääkida. Mis sa arvad, kui oluline on see, et eesmärgid, mis me endale seame, et need saaksid täidetud? Kas see on üldse oluline? Et kas oluline on see, et me lihtsalt seame endale neid eesmärke või on see samamoodi väga oluline, et need täidetud saaks? Või pigem lihtsalt keskenduda sellele, et sa lihtsalt unistad? Ma ütleks, eesmärgid on selleks, et panna meid elama. Kui me panime endale eesmärgi ja see tõmbas meie elu käima ja me jõudsime hoopis mingi kihvtima asjani, siis on väga okei, kui me seda vana eesmärki ei sauta, et ei pea nagu, eriti noorena, ega see väga täpselt ei tea, mida kõike endale sätid, aga selle mõte on, et saada kodust välja ja võib-olla selle käigus sa avastab midagi paremat. Muidugi see aspekt on, et kui me tahame mingis valdkonnas heaks saada, siis see nõuab nagu järjepidevust. Me peaksime mitte teeme ühe episoodi ära kogu lugu, vaid me peaks ikka mingi 5-10 episoodi tegema, siis me võime nagu hinnata juba, kuidas kulgeb. Et ta on selline nagu sõltub eesmärgist, sõltub kontekstist ja küsida, et kas see on jätkuvalt, kas see on jätkuvalt minu unistus, kas see on jätkuvalt minu jaoks see, kuhu ma tahan püüelda. Kui meil eesmärke arvuliselt liiga palju saab, siis meil on lihtsalt võib-olla natuke hirmutav enda jaoks, et kas ma jaksan seda kõike ära teha. Seepärast nagu on variant näiteks, et mõned jaotavad aasta peale ära. Ja ma olen ka põhimõtteliselt seda katsetanud, aga mul on võib-olla natuke keeruline niimoodi päris aasta peale ära jaotada. Et mingi kuu on mingi asi sul fookuses nagu, et ta vähemalt aitab sul midagi nagu sihtida, sättida. See on üks variant, katsetada, kellele sobib. Või kui kuu on võib-olla liiga lühike aeg, siis 2 kuu kaupa, et võt see on mul see periood, nüüd ma selle kallal nagu töötan. See, ma usun, aitab tõsta tõenäost, et päriselt samme tehakse ka, sest muidu tundub, et mul on ju 11 kuud sellega aega tegeleda, et küll ma kunagi hiljem tegelen. Aga kui mul on nagu see 2 kuud, siis ta muutub kohe nagu konkreetsemaks. Kuu hakkab varsti läbi saama. Et need tähtajad on need, mis mõjuvad ja kui ta tundub liiga kaugel, eriti jaanuaris, et detsember on kaugel, siis ta võib-olla ei mobiliseeri meid. Olgem ausad, aeg läheb ikka väga kiiresti tegelikult. Mida rohkem aasta lõpupoole, seda kiiremini läheb. Et alles oli ju just kui mingi oktoober ja nüüd on juba detsembri keskpaik. Aga milliseid soovitusi sa annaksid meie kuulajale, kes võib-olla pole varem eesmärke püstitanud uueks aastaks? Et millest alustada? Kuidas? Üks variant on sobrada inspiratsioon.ee lehel ja vaadata paari aasta eesmärgid, pane sisse, seal on mõned artiklid on olemas. Sirvi need korra läbi ja vaata, kas sa saad enda jaoks, kas tekib mingi tunne, kuidas sa tahaksid läheneda eesmärgi sättimisele. Ja ma siiski arvan, et kirjutamine on hea variant ja võiks enda jaoks võtta mingit laadi sellise päeviku, mida sa pead, mitte nagu kalenderpäeviku, vaid lihtsalt päeviku vihiku, kuhu sa saad kirjutada asju ja seal aeg-ajalt endale jälgida, et mis progressi ma olen teinud, et leida see oma moodus. See võis ka sinna diktofoni rääkimine olla. Üks tore harjutus veel juurde on nii-öelda progressi nimistu. Et sa iga päev võtad ühe dokumendi, kuhu sa järjest paned iga päev kirja, mis samme sa oled teinud, et edasi liikuda. Ja need võivad olla mingid väiksed saavutused, suured saavutused, aga mida ta sulle annab, ta annab eelkõige sellele inimesele, kellel on vahepeal see tunne ära vajunud, et ta elus suudab asju saavuta ja teha. See annab tagasi talle selle tunde, et kuule,
asjad liiguvad, mul on progressi, ma tegin täna selle ära ja need väiksed võidud, nende peale sa hakkad ehitama natuke julgemalt ja siis sa võib-olla mõnel on vaja seda alguses, et saada julgus enda jaoks mingit nagu suuremat eesmärki sättida. See tunne, ma tegelikult suudan neid väikseid asju ära teha ja nüüd ma võin endale sättida mingi suurema eesmärgi. Et võib-olla näiteks, kes nüüd praegu, ma ei tea, ole, millal sa eetrisse lased selle, kui on veel enne aastavahetust, et alustada sellest progressi nimistust ja näidata, kuidas sa teinud oled ja liikunud ja mis see aasta ära oled teinud. Ja siis sa saad selle valmiduse, et küsida, mis ma nüüd uuel aastal tahaksin teha. Ja, see minu meelest väga ilus mõte siia lõpetuseks. Aga me olemegi jõudnud oma podcasti lõpu juurde. Viimane küsimus oleks sulle, kas sinul on juba siis eesmärgid seatud ja aasta kokkuvõtted tehtud või veel mitte? Aasta kokkuvõtte ma teen siis aasta lõpus. Aga ma olen aega teinud sissekandeid, nii et mul sellisest nagu päevikus on mõned kõrghetked on olemas ja uue aasta eesmärkidega on selles mõttes kihvt, et ma olen praegu jõudnud sellisesse faasi, kus ma olen enda jaoks mõned olulised asjad kõik ära teinud. Mul on lihtsalt üks selline karjäärialane asi, üks konkurss, kus ma olen pääsenud korduvalt semifinaali, aga kus ma tahan kaugemale jõuda. Et see on minu jaoks selline, mille poole ma nüüd nagu teadlikult liigun. See on üks väga, väga kõva konkurss, et see on selline, ta on minu jaoks selline väga ambitsioonikas eesmärk, sest ta on palju kõrgem liiga kui see, kus ma tegutsen. Ja ta ongi natuke nagu impossible dream. Ja impossible dream eesmärk on käivitada meis kasvi areng, mitte tingimata panna kinni ja võitas ära, aga anda põhjused püüelda endas mingile järgmisele tasemele. Et see on mul selline järgmise esimese poolaasta oluline siht. See on mul juba niimoodi silme ees, et selle kallal ma tegutsen. No järelikult tegevust on, nii et igav ei peaks hakkama. Harald, aitäh sulle täna tulemast meie podcasti ja siin nii usinalt ja nii inspireerivalt rääkisid meiega. Kindlasti meie Noorteakna kuulaja saisid nii mõndagi põnevat ja harivat teada. Ärge unustage ka meid likeida, followda ja subscribe ida. Leiate meid ikka Noorteaken nime alt ning mis ma muud oskan öelda kui ilusat aasta lõppu ning kohtume taas uuel aastal. Head eluloomingut!